Pärast sõjaaegse 5-aastaku ehitusena astus töötavate ettevõtete rivisse põlevkivibasseinis kaevandus number 10. Puurija stahanovlane Heino Vilmas võisteldes Munaver Hassanoviga annab pidevalt 2 päevanormi ja teenib 6–3000 rubla. Kõik tööprotsessid uues kaevanduses on mehhaniseeritud. Klavdia Berikova õppis siin elektriveduri juhiks ja täidab nüüd päevanorme 200%-liselt. Mehhaniseeritud on ka põlevkivi väljavedu kaevanduses. Kõigil raskematel töödel asendab inimest võimas nõukogude tehnika. Käesoleva aasta veebruarikuu plaani täitis kaevandus number 10 105%-liselt, andes meie rahvamajandusele 1000 tonne põlevkivi üle plaani. Esimesena meie vabariigis kohustus tsemenditehase Punane Kunda kollektiiv andma ainult eeskujuliku kvaliteediga toodangut. Tehase märgi au eest võitlevad kõik osakonnad ja iga üksiktöötaja. Tundes hiigelmehhanismide iga pisemat iseärasust, täidavad klinkripõletaja Rudolf Mihklepp ja tema abi August Vilberg päevaülesandeid poolteisekordselt. Tsemendi jahvatamise osakonna eesrindlaseks on Mölder Stahanovlane Voldemar Tamm. Punase Kunda kollektiiv täidab auga endale võetud kohustus. Alates aprillikuust annab tehas ainult eeskujuliku kvaliteediga toodangut. Meie maa võimsate tööstushiiglaste ja töötajate elamute ehituste varustamiseks kõrge kvaliteedilise tsemendiga annab Punase Kunda töötajad oma väärika panuse. Ajutiste raudteede ümberpaigutamiseks kasutatakse erilist traktortõstukit. Selleks otstarbeks kasutatakse traktorit TT55, millele on monteeritud külge vintsiga nokk. Traktortõstukit teenindab brigaad, mille koosseisu kuuluvad 4 töölist, traktorist ja mootorveduri juht. Rööpmelülide ümberpaigutamisel asetab traktortõstuk need rullikutele erilise haaratsi abil. Vahetuse jooksul võib tõstuk kuni 300 jooksvat meetrit raudteed ümber paigutada 5 kilomeetri kaugusele. Raudteede puhastamiseks lumest, turbast ja rohust konstrueeriti ja ehitati puhastaja, mis on monteeritud soojuselektrivedurile.
Reesturba veoks laadimispunktist briketivabrikusse kasutatakse nii elektrifitseeritud kui ka elektrifitseerimata teedel ettevõttes ehitatud soojuselektrivedurit, millele on monteeritud JAS 204 mootor 60 kilovatise võimsusega generaatoriga. Soojuselektrivedur kaalub ligi 8,5 tonni ning arendab kuni 30 kilomeetrilist tunnikiirust. Viimased minutid enne väljasõitu. Vagunites võetakse kergendusohke kaistet, kuid mitte siin. August Talpas teab, nüüd läheb vaja maksimum tähelepanu, aastate kogemusi, õpitud oskusi. Tema sihiks on tunda oma eriala peensusteni. Seepärast on koolipingiga sõprust uuendatud. August Talpas õpib raudteetehnikumi teisel kursusel. Tunniplaanid, sõiduplaanid. See mees peab igat minutit arvestama. Ometi jääb tal aega veel ühiskondlikuks tööks. Linnanõukogu saadik Talpas on alati abivalmis, puuduste suhtes aga halastamatu. Täpsus ja tööarmastus, pidev enese täiendamine ja osavõtt ühiskondlikust tööst. Niisugune ongi uue inimese pale. Esimese klassi vedurijuhi Talpase kommunistliku tööbrigaad on kindlamaid mehi terasteedel. Nõukogude Liidu kommunistliku partei 23. kongressi direktiivides 5-aastaku plaani kohta on kavandatud kuivendada meie vabariigis 240 000 hektarit. Aseri keraamikatehase ülesandeks on põllumehele nendes töödes appi tulla. Partei 23. kongressi avapäevaks valmistab uus drenaažitorude tseh 8,5 miljonit toru. Tööd iseloomustab siin mehaniseerituse ja automatiseerimise kõrge aste. Et hästi kuivendatud põldudel lööksid lokkama leivaviljaväljad. Viimane kell. Tallinn-Virtsu rong läheb viimasele reisile. Kõigis jaamades tuli rahvas hüvasti jätma. Ta on ju neid teeninud nende eluea. Kaasa sõidavad vanad raudteelased, kes noorte meestena viisid 1931. aastal rööpapaari Virtsuni. Võib mõista meeste tundeid, aga aeg läheb edasi. Uued ajad, uued sõiduriistad. Ring on täis. Ночь за стеной тюремный топчется. Стоит, как стражник у окна. И даже выпить мне не хочется, поскольку горько без вина. Как мы... Кажется, мой поезд. Спасибо.
peale saada. Mul ei oleks palju. On olemas. Nii. Ole röös vett. Üle kalliks pilli tegema. Jaa. Oota, meil on kõik olemas, on ju? Marlan läks.